Mhm. Mhm. Nii, aga hakkame siis mingist otsast peale. Ja, ja tagantpoolt siis võib mind siis igalt poolt kaasa aidata ja mulle võib kogu aeg vahele segada ja igasuguseid asju ütelda ja teha ja rääkida. Ehk siis aine uus, mille me siis Juhaniga koos välja mõtlesime. Ja üritame siis rääkida sellest, kuidas me agentidega tarkvaraarendust teeme. Aine on nüüd olemuslikult suunatud magistritele. Ja vastavalt sellele ka on kogu selle aine keerukus ja koormus ja kõik muud asjad. Ehk ja ka see, mida ma teist nagu ootan, et te käitute magistritele vastavalt ja tunnete huvi ja osalete töös ja kõike muud taolist, on ju. Et ei ole siin keskkoolist tulnud bakatudengite suhtumisega, et kellele tuleb kõik lusikaga nagu suhu toppida ja muidu midagi ei tee, kui järgi ei jookse kogu aeg. Ehk ma loodan tõesti midagi natukene paremat. Ja aine on siis 3 EAP-ne vastava nimega. Siin on minu nüüd siis üsna tühi laiendatud ainekaart. Ma vaikselt üritan seda kokku kirjutada, et see siis järgmiseks aastaks oleks võib-olla natukene parem, ehkki see on üsna keeruline, sest see on väga muutuv nagu ala, millest me siin räägime. Aga loengud siis eesti keeles. Tudengeid on siin umbes 60, kes praegu kõik on vist kohal. Mäletan, Juhan, mis me saime? 55 või? Midagi niukest. Midagi niukest, jah. Väga kirju seltskond. Osad siis bakad erinevatest aladest, osad magistrid erinevatest kohtadest. Üks inimene oli suisa loodusteadusest, keda me kiidame siia tulemise eest. Et igalt poolt siis igasuguseid kodanikke. Teeme siis ühe loengu või ühe kohtumise nädalas, natukese lühema, 90 minutit, öelda vist meil kirjas seal 1,5 tundi, kui tavaliselt on mul sellised 3-tunnised. Ja see on ka siis vastavalt 3 EAP-ne nagu aine vähemalt kirjas. Aine ei ole hindeline, aine oli meil on ju arvestuslik, mäletame peast korrektselt. Ehk kas teete oma asjad ära või ei tee oma asju ära. Mida ära tuleb teha, selgub muidugi töö käigus nagu ikka esimesel katsel. Ainekaart oli siis see, millega me nägime Juhane kõige rohkem vaeva, või ütleme Juhane kõige rohkem vaeva. Ja seda veel tuli meil siin vähekene nudida, sest hakati virisema, et liiga palju asju tahame saada. Aga kopeerisin siis õisi ainekaardi pealt ümber siia, mis need siis eesmärgid ja nagu see, mis me tahame, et te lõpuks oskaksite nagu välja tuleb. Lähevad välja niisugused üsna sellised õiged ja arusaadavad. Ehk mida me siis lõpuks selles tarkvaratööstuses üleüldse oma tarkvaraarendusega peale hakkame, kuhu see ala on suundumas, mis sellest kõigest saab, mis on need tehnikad, mis on need vahendid, miks need asjad üldse töötavad, mismoodi peaks oma tiimitööle lähenema ja kõike muud taolist. Ehk mida see nüüd meie kõikide jaoks tähendab. Laias laastus võin muidugi kurva näoga ütelda, et mida see minu jaoks tähendab, on see, et ma käin siin maja peal, vaatan 400 tudengit ja ütlen, et umbes 380 teist on töötud. Või vähemalt, et tööle ei saa, vähemalt mitte väga lihtsalt mõnda aastat. Kui nagu väga utreerida, väga nagu kurvaks ja kurjaks seda. Ja ma üritan nüüd siis teha endast nagu suht-koht kõike, mida ma suudan, vähemalt siis nagu bakatudengeid õpetades tarkvaraarendust nendele, kus me ka siis seda sama asja teeme, ehk siis AI-d nüüd läbivalt igal pool kasutame, et nendel oleks siis mingigi võimalus siis turu peal endale mingi koht leida. Kogu tarkvaratööstus on tugevas revolutsioonis ja mis neist saab väga selge, kellelgi ei ole. Ja siis siin all on kommunikatsiooniosakond või sektsioon, kaugemale seda praegu seda kaarti siin ei teinud, kus on siis kirjas kõik põhilised asjad. Teamsi link, ilmselt Teamsid olete kõik juba üles leidnud. Ma panen ka lingid õisi, et siit, kuidas siia kursusele saada või selle materjalide juurde saada. Mina Moodle'it ei kasuta, ehkki Moodle'i link on siin olemas. Moodle'it parimal juhtumil kasutama hindamiseks. Minu kursuse materjalidega on tavaliselt juhtunud see asi, et need on muutunud laiatarbematerjalideks ja neid oleks inetu Google'isse kinni või sinna Moodle'isse kinni panna. Et kui siin parasjagu minna guugeldama mingisuguseid .NET-i või mingeid muid asju, siis üsna mitme teema peale tuleb välja, et
minu kursuse materjalid on esimene Google'i nagu vaste, kui minna abi otsima. Ehk kuna ma olen kirjutanud kokku sellised materjalid, mis on tavaliselt nagu läbiv protsess algusest lõpuni, kuidas ühte mingit suurt tarkvaratoodet teha, ükskõik mis platvormis, siis, või nendes platvormis, mida ma õpetan, siis on ta suhteliselt hea tervikmaterjal lõpuks kokku tulnud läbi aastate. Ehk siis see Course Materials viitab tegelikult siia samma. Eholink, kelle seda tarvis on, Eho eeldatavalt ka striimib, ehk seda peaks olema ka võimalik nagu reaalajas vaadata. Moodle, kui ta ükskord vajalik on, kursus on seal olemas, aga seal ilmselt midagi muud ei tee, kui siis ainult hindamist tavaliselt ja mingisugust kaitsmist ja registreerimist, kui nüüd asi peaks vajalik olema. Ja lõpuks siis GitLab, kuhu ma asjad toppida. Ma praegast kasutan, kuna siin tehakse igast erinevaid asju, mida ma saada tahan, siis ma kasutan see aasta omaenda GitLab instantsi siin koolis, mille taga on siis terve hulk keerukat automaatikat kokku ehitatud, kuidas teile VPS eraldada ja kuidas teile süsteeme installeerida. Kui me ükskord Giti vaja peaks olema, siis siia omadega jõuame. See on ka siis UniID-ga sisse logitav ja selle alusel tekib teile kasutaja ja saate mingi juurdepääsu taotleda kuhugi gruppi ja sinna mingeid asju teha. No ja lõpuks siis see, et meil on tund iga kolmapäev kella 4:30. Loodame, et ma väga palju ajast üle ei lähe. Aegalt on mul kombeks tundide kaupa nagu üle aja minna. Vähemalt on seda varasemalt juhtunud. Ehk siis see on selline nagu sissejuhatus sellele asjale nagu korraldusliku poole pealt. Ja nagu ikka on ju tegemist uue ainega, mis päris täpselt saama hakkab, keegi veel täpselt ei tea. Aga küll saama hakkab igast asju. Ehk siis nii sellist sissejuhatust kui ka siis suuremas koguses tarkvaraarendust. Küsiks kohe nüüd siia vahele, ehkki seda on nagu raske küsida, ma ei viitsi mingit polli nüüd ka siin jooksvalt tegema hakata. Ma eeldan, et te nüüd tarkvara oskate te nüüd kõik arendada, suuremas koguses. Et te kõik teate, mis asi on objektorienteeritus ja kas need muud asjad, teil on oma lemmikkeel olemas ja kes kirjutab Javas ja kes C-Sharpis ja kes Kotlinis ja kes Pythonis ja kes milles iganes. Et see siin ei ole programmeerimise algkursus. Aga suuremas koguses programmeerimist on siit nüüd kindlasti oodata, täpselt siis mitte ise programmeerimist, vaid EIL tuleb lasta programmeerida, aga seda tuleb kõik osata nagu lugeda ja parandada ja kõike muud teha. Minu eeldus või lootus on siin, et me ühtegi rida koodi, vähemalt tulemuseks peaks olema see, et ühtegi rida koodi ise käsitsi kirjutada ei tuleks, vaid tuleks lasta sellele EIL kõike teha. Aga selleks, et sellest aru saada, peaksite ikkagi nagu programmeerida nagu oskama. Vähemalt ühes siis enda valitud keeles. Ma loodan, et see keel ei ole midagi veidrat, näiteks nagu R või midagi muud selles vaimus. Et see ei ole teie ainukene keel, vaid mõni nagu laiatarbe keel on teil ka nagu olemas. Ehk kas selle osa kohta on mingid küsimusi siiamaani, enne kui nüüd päris asja juurde lähme? Küsi. Ja GitLabi võib täitsa vabalt sisse lasta, et lõpuks nii või ega see Git tuleb sinna ikkagi teha, et ega sellest ei pääse. Kõik oma asjad tuleb sinna toppida. Nii et kes GitLabi läheb mingi käigu pealt ja minuga muude ainete assistendid, kes siin kohal parasjagu on rõõmsalt kuulamas, annavad teile juurdepääsud ja abistavad igatpidi. Ehk siis hakkame otsast peale. Meil on nii-öelda küsige, kui midagi küsida. Ja jällegi, magistriaine, käed püsti kogu aeg, segage vahele, mind sinatatakse, Andres, ära aja jama, sa valetad, me ei tee niimoodi, ma teen teistmoodi, kõike muud taolist, et nagu andke tulla. Nõukogu nõus, aga tehnilises poolest siin tuleb hunnik nüüd erinevaid küsimusi. Tehnilises poolest on kõigepealt vaatame siis nii-öelda alusteoorial otsa, ehk kuidas ja miks kogu see asi üldse töötab ja mida sellest kõigest arvata. Ja siis tehnilise poole pealt me jõuame, kui me lõpuks nagu välja jõuame, siis ütleme üks suur auk või probleem, mida on meil vaja katta, mida peab ka Juhani otsa vaatama ja kooli otsa vaatama ja kõigi otsa vaatama, on see, et kus me saame juurdepääsu LLM-ile. Ehk mina isiklikult põletan oma väikeste kätega ära umbes, ütleme hetkel selline, üritan pärast lakke sülitama, ütlen, et umbes selline 4000 € eest kuus tõukeneid. Ehk minu LLM-i juurdepääs maksab umbes nii palju. Siin istub nüüd 50 inimest, kool kindlasti ei taha 4000 € per inimene nagu kellegi juurdepääsu maksta. Küsimus on, kas te ise tahate maksta? Nii hulluks asi nüüd ei pea minema.
ja mida siis tavaliselt tehakse, on see, et me nüüd kooli pealt anname teile juurdepääsu mingisugustele odavatele mudelitele, mis on ka iseenesest nagu selle kursuse raames täitsa nagu kõlblikud, aga kes tahab seda tööd väga korralikult teha ja näha, mis siis see päriselt või nii-öelda päriselt käed sinna koodi toppida, et saada aru, mis seal toimub, peab siis endale ise kuskilt mudeli juurdepääsu hankima. Seda kool ei suuda kinni maksta lihtsalt. Kõige mõistlikumas variandis on see hetkeseisuga ilmselt siis Anthropicu Cloudi subscription, mis maksab teile, see 20 € subscription teid ei toida, ehk ilmselt siis järgmine aasta, ehk siis see 100 € kuus, mida ilmselt on teil nagu, ütleme, enamike normaalsetel tarkvaraanetel nagu tarvis. Hakkate tõsisemalt arendama, tahate täispäevaga tööd teha, siis sealt see 200 € kuus. Ja kui te hakkate jõudma sinna, kus minusugused vibreerivad, siis nendel on siin sellised kuni 30-40 subscriptionid paralleelselt 200 € eest kuus sinna. Aga see tootlikkus, mis sealt välja tuleb, on nii suur, et see on seda väärt. Eriti hetke turu olukorras, kus enamik inimesi ei ole veel sellest aru saanud, enamik ettevõtteid ja endise nagu 5 kliendi asemel toidame nüüd parasjagu 20 klienti. Et see 1000 € kuus on suhteliselt nagu triviaalne kulu sellega võrreldes, mis see nagu tagasi toodab. Et see on need nagu probleemid, mida lahendada. Ja tehnilise poole pealt, mida me siis teeme, ehk me kõigepealt käime selle baasi üle, mis seal tegelikult toimub, mis see kogu süsteem teeb, siis vaatame otsa nendele vahenditele, hakkame neid vahendeid kasutama, seal on terve hulk siis erinevaid, mida kasutada, alates siis Cloud Code'ist, Open Code'ist, Kilo Code'ist ja kõigest muust taolisest, neid on terve ports, on ju. Siis kõik need erinevad metoodikad, mida nende vahendite juures kasutada, millal mis vahendid kasutada, mismoodi siis seda spec-driven development'it teha, mis on see nagu põhiline, kuhu see fookus parasjagu läheb. Jällegi küsimus, kas te tarkvarad tehnikat olete õppinud või tarkvarad tehnikaid, kõik on käinud Paul Leisi käest võimata saanud. Ei, et see ikkagi taandub suuresti sinna, et ega white code imist ei ole olemas, on ju, et me oleme ikkagi tagasi nagu klassikalises COSE meetodis, lihtsalt see LLM, ütleme siis see agendiline tarkvaraarendus on siis lihtsalt järgmine abstraktsiooni tase, on ju, et me ei kirjuta mitte mingisugust C-Sharpi või Javat, on ju, vaid kirjutame naturaalkeeles mingisuguseid sigendeid, aga metoodikad on ikka samad. Siis on COSE meetod, kirjuta kõik nagu speki kõik täpselt lahti, ütle, mis sa tahad saada, palu, et tehtaks ära. See on, nemad väidavad, aga see tulemus on see, et see on COSE meetod. Ei lõpuks on kõik tarkvaraarenduse meetodid on COSE meetodid, on ju. Et ma nagu ütleks, et ka see igasugused muud on ju, agiilsed meetodid on lihtsalt väikesed tsüklilised COSE meetodid, on ju. Aga iva on ikka täpselt sama, on ju, kes sellest on vähegi tarkvaraarendust teinud, on ju. Ikkagi on meil refinement, on ju. Me lahkame kõik taskid laiali, kirjutame lahti valmis kõik spekid, on ju, siis lähevad mingid juniorid need arendama, siis tulevad tagasi, siis vaatame, et ei ole kõlbulik, siis parandame, siis lähme näitame kliendile, on ju. Lihtsalt teeme seda nagu lühikeste tükkidena, on ju. Saame kliendi käest heakskiidu, hakkame uuesti otsast peale, on ju. Järgmine raund, on ju. Et ega siin käib nagu sama samm, on ju. Ehk siis vaatame kogu seda protsessi läbi, tutvume kõigi nende erinevate metoodikatega, mida on siis päris palju juba. Siin on vähemalt 5, 6, 7 võistlevat või erinevat nagu lahendust, kuidas seda asja teha päris täpselt ja kui suureks ja keeruliseks seda ajada, kui palju ja kui nagu keerulises projektis seda asja siis teha. Et kui te jõuate sellisesse kohta nagu tarkvara mõistes nagu igasugused ütleme selline mikroteenused ja teil on 30-40 repot paralleelselt käes, mille vahel te peate hüplema ja tööd tegema, et kuidas siis sellel tasemel ettevõttes seda organiseerida. Ja kuidas tegeleda vana koodibaasiga ja kuidas tegeleda uue koodibaasi ja kõige muuga taolisega. Vähemalt see oleks nagu minu soov, kuhu me nagu tahaksime nagu välja jõuda. Kontseptuaalselt on ju, kui ma nüüd mõtlen kogu selle asja peale, siis kogu see aine saab läbi esimese 2 tunniga. Et kui teil on nagu põhimõte selge, mida siin tehakse, kui see intro loeng on ära olnud, siis pärast seda ülejäänud on kõik nagu töödetailides tehnikas on ju. Põhimõte on selge, see on pihta saadud. Esimene asi on umbes ära nähtud või 2 loengut võib-olla kokku on ju. Ja siis üldiselt on edasi on nagu kelgumäel, kelguga mäest alla laskme läheb hooga on ju. Et igaüks võib seda ise ka nagu teha on ju. Et ülejäänud on niisugused jah, nagu tehnilised detailid on ju. Sisuliselt nagu autosõit on ju, et sel hetkel, kui te olete sidur, pidur, gaas, käigukangi selgeks saanud on ju, siis on põhimõtteliselt autosõit selge on ju.
edasi on nagu detailid igastest valgusfooridest ja ristmikest ja pimedusest ja libisemisest ja kõigest muust, on ju. Aga sisuliselt selle kõik võib ise nagu ära õppida, on ju. Aga selle esimese hetke, et kuidas need pedaalid töötavad, seal on ikkagi nagu isa karjumist kõrvale nagu vaja, on ju, ja tahomeetrit ja mingeid muid asju, on ju. Et nii ka võib-olla siin. Mida sa mõtled selle täpselt? Ülesanded äkki? Mu ülesanded ilmselt läheb selliseks projektide tegemiseks ja mingisugusteks aruannete kirjutamiseks. Ehk sisuliselt ma pean nägema, on ju, kas sul õpiväljund on saavutatud, kas sa oskad öelda, et sa oled jah seda asja teinud, kirjutanud mingisuguse paberi selle kohta kokku, võrrelnud umbes, et mis on get shit done ja BMAD-i vahe. Miks sa eelistad Opust versus on ju Kimi 2.5 mingisuguses kontekstis on ju, ja mis oleks sinu nagu eelistatud lähenemine, ma ei tea, mikroteenuseid arendades, kus sul spetsifikatsioon peaks tulema, ma ei tea, Eesti Vabariigi seadustest, on ju. Kuidas sa nagu hakkad niisugust projekti kirjeldama ja tegema, on ju. Ehk selline osaliselt selline natukene filosoofiline nagu lõpptulemus, on ju. Kuidas seda asja hinnata. Kui kellelgi on mingi alternatiivettepanek, kuidas seda peaks nagu hindama, siis andke tulla, on ju. Aga ta on just nimelt arvestuslik aine just nimelt sellepärast, et väga raske on näppu peale panna, kuidas seda nagu hindeliselt saaks hinnata, on ju. Et siis, et nii-öelda mingisugused kodutööd projektid, mida ära teha, on ju. Ja nii-öelda kirjeldada, mis te sellest asjast aru saite, on ju. Oleks selle asja nagu väljend. Nii, aga hakkame siis, või veel küsimusi? Hakkame siis otsast lahkama ja hakkame siis sellisest taustast peale, mille ma olen see kõik kokku kirjutanud ja kokku genereerinud osaliselt ja siis parandanud ja siis ise kokku kirjutanud asju siin teinud. Ja see on mul juba siin vist juba 2 aastat oleme seda juttu siia kokku kirjutanud, ehk oma enda arendusainetes oleme seda vaikselt läbi käinud. Ja mis siis on mis? Ja mul on siin ka üks nagu pikem intro, aga seda ma ei tahaks teiega teha, ehk siis on selline machine learning, LLM ja AI tarkvaraarenduses, kus hakkab siis peale kõigest sellest, kuidas üldse kogu see asi nagu algas, mis asi on supervised learning, unsupervised on ja igast muud asjad on ja kuidas me klasterdame asju teeme, kuidas kogu see masinõppe üldse tekkinud on. Ma eeldan, et seda, kuna see magistrikursus on, siis teil on magistris vastavad ained selle jaoks, on ju, käite Sven Nõmme juures ja ägisete seal selle otsas, nii et seda nägu on ju. Näen naeratavaid, magusvalusad naeratusi üle klassi on ju, et seda kõike te saate on ju. Ja lõpuks siis lähete on ju Tanel Alumäe juurde ja saate seal siis korralikult keelemudeleid ja kõike muud taolist on ju. Ehk see siin on mul siis selline paka tasemel jutt on ju selline hästi kiire ülevaade, et kust see kõik üldse tulnud on. Et kes tahab selle jutu siin läbi lugeda, saab mingisugust pildi ette, aga meie siis räägime sellest hetkest juba, kus ma eeldan, et teil on mingisugune põhi nagu all olemas. Ja nüüd me jõuame siis LLM-idesse. Ja mis siis see LLM on? Närvivõrk, ma eeldan jällegi, et kõik teate, on ju, ehk siis LLM on siis suurepäraselt ülisuur selline närvivõrk ja mis lihtsalt ennustab järgmist tokenit ehk sõnaosa. Ehk tegemist on autocompletiga ja mitte millegi muuga. Ehk kogu see asi taandub selle peale, et mis võiks olla lauses järgmine sõna või poolikus lauses järgmine sõna. Ja mis võiks olla siis veel järgmine sõna pärast seda ja siis veel järgmine sõna pärast seda. Ja kogu selle pealt on siis kogu see süsteem üles ehitatud. Ehk kõik muu, mida te siin ümber nagu näete, igasugused agendid, asjad, gammaead, cloud code'id, kõik muu, see on lihtsalt puhas kõik engineering. Et kogu selle asja aluseks on lihtsalt järgmise sõna ennustamine. Anna mulle mingisugune sisend, küsi minu käest mingisugune küsimus, me ka seda vaatame, kuidas see täpsemalt käib, aga anna siis mulle mingisugune instruktaaž, laadne asi on ju, anna mingisugust taustamaterjali, pane see kõik kokku üheks suureks tekstihunnikuks, küsi mingi küsimus ja ma proovin sulle ütelda, mis on järgmine sõna. Ja te saategi kogu süsteemsest töötliku tõesti ainult selle peale, et ütleb teile ainult ühe sõna vastuseks, täpselt sõna osa.
ennustad, mis võiks olla kõige tõenäolisem. Ehk täpselt ennustad terve hulga neid sõnaosasid, paarkümmend tükki ja valitakse neist lõpuks siis juhuslikult välja või ütleme, kõige tõenäolisem võib-olla siis valitakse välja, öeldakse, et see on see sõnaosa ja siis hakkab kogu see protsess uuesti peale. Ehk kui teie nii-öelda taust koos teie koodinäidistega, mida iganes LLM-ist tahate saada, on selline paarkümmend tuhat sõna, mis te sinna topite, siis vastuseks saate te 20 001 sõna, siis see 20 001 sõna topitakse uuesti sinna masinasse tagasi, vastuseks saadakse 20 002 sõna, see topitakse jälle uuesti masinasse tagasi ja nii kaua käib see siis ringi ratast, kuni kõige lõppu tuleb sõna, mis ütleb, et ma enam rohkem ei oska midagi ennustada. Isegi see ei ole päris õige. Ta lihtsalt ennustab kõige lõppu siis mingil hetkel sõna, mille sisuks on nii-öelda end nagu spetsiaalsete sümbolite vahel, mille põhjal siis see, kes neid sõnu sealt vastu võtab, ütleb, et okei, on ju, enam rohkem seda jama sulle tagasi ei topi ringiratast. Aitab küll. Panem selle ringi nüüd nagu seisma, ütleme, et see on nüüd meie lõplik tulemus ja selle peale saadetakse teile see 20 000 sõna teie nagu algset teksti, pluss siis mingid 1000 sõna mingit vastust, on ju, saadetakse teile lihtsalt ringiga tagasi. Öeldakse, palun väga, siin on sulle vastus, on ju. Tee sellega, mis tahad. Teie vaatate, kas te tahate midagi teha sellega, tahate sinna midagi nüüd nagu midagi juurde kirjutada, midagi järgmist küsida, kirjutate mingi järgmise jutu ja kogu sama läheb jälle uuesti lahti. See on sisuliselt kõik, mida siin nagu tehakse. Kõik ülejäänud on lihtsalt nagu fancy engineering selle asja otsas ja muud mitte midagi. Ehk siis tegemist on siis väga keeruka ja nagu tõesti nagu programmeerimise mõistes, kui seda ise nüüd üritada kirjutada üsna nagu keerulise süsteemiga ja matemaatiliselt eriti keeruline, kes nüüd tahab igasuguseid transformereid ja asju minna nagu endale selgeks tegema, ehk minge siis Tanel Alumäe juurde, ka mina olen seal uurimisrühmas ja siis saate seal seda siis õppida ja vaadata, kuidas see nagu päriselt käib. Ehk kui tahate niisugust asja ise kirjutada. Väga keeruline tegelikult võib-olla mingist otsast ei olegi, vähemalt praktilisest aspektist, on ju. Matemaatiliselt natuke keerulisem, kuidas see täpselt töötab. Ja kogu see ajalugu, kogu see revolutsioon, mis nüüd maakera siis pea peal on parasjagu keeramas, meil on ju kogu majandust mõjutamas ja kõike muud tegemas, hakkas siis peale aastal 2017 suurepärasest teadustööst ägeda nimega Attention is all you need. See on üks tore dokument, soovitan väga lugeda. Sisuliselt üks PDF tuli Google'ist välja, või just Google see on, jah. Ja seal siis toodi siis maailma ette transformerite arhitektuur, ehk siis see, mis võimaldab siis sellist tähelepanumehhanismi seal mudelisse ehitada, seda fancy autocomplete'i teha ja sellest hetkest alates läks siis maakera pöördes samadega. Ja see ei ole üldse nii väga ammu, 2017, 3 + 6, 9 aastat tagasi. Ehk 9 aastaga on sisuliselt kogu majandus meil suures muutuses tänu sellele ja keegi päris täpselt ei tea, mis edasi saama hakkab umbes. Robotid vallutavad maailma ja isesõitvad autod ja kõik muu on siit sellest värgist nagu tegelikult välja kasvanud mingist otsast, on ju. Mida kõike see teeb. Ja see siis tegi siis sellise lihtsa tegelikult mingist otsast põhimõtte, kus sisuliselt võetakse kogu teie tekst, lammutatakse tekst laiali tokeniteks, kohe vaatame, kas need tokenid on, ja nendest tokenitest ehitatakse üles hiidsuur maatriks, kus üritatakse arvutada, kuidas iga token omavahel seotud on. Mis nii-öelda tähtsus igal teie sisendtekstil, igal sõnal on ülejäänud kõikide teiste sõnadega. Ja seal on veel palju nagu keerulist statistikat, sest see sõna tähendus on siin või kuidas see sõna seotud on ja mida see sõna tähendab, on väga suvaline. Kui seda mudelit nagu treenida erinevates keeltes, siis lõpuks seal kuskil mudeli seismiselt tekib näiteks tal arusaamine keelest kui sellisest. Ehk mitte enam spetsiifiliselt eesti keelest, vaid ta oskab paralleelselt ajada nagu juttu igas keeles. Ehk tal on, kui te vaatate, küsite, et mis on koer ja mis on dog ja sabaka, siis need kõik justkui seal mudeli sees tegelikult lõpetavad ühes samas kohas oma tööga. Ühed samad neuronid lõpuks nagu aktiveeruvad. Ehk tal tekib mingi mõistete arusaamine, kõik muu taoline nagu suhteliselt keerukas. Ja see on muidugi põhjustanud meil siis masinõppes ja ütleme närvivõrkudes ja ennekõike ka inimestel, kes nagu päris närvidega tegelevad, suuri küsimusi on ju. Et kui me siiamaani olime inimestest suhteliselt nagu ägedatel arvamustel on ju sellest, kuidas mõistus tekkinud on, siis on meil tekkinud kahtlused. Et võib-olla inimene ei olegi mitte midagi nii väga erilist on ju. Ja kui me sellele LLM-ile veel piisavalt nagu vänta juurde keerame, siis piisavalt suurust teeme, mida muud veel iganes, siis justkui äkki tekibki intelligentsus sellest kõigest.
Ja see on jah ajanud nagu siis päris nagu neuroscience'i inimesed ehk nii-öelda, kes ajuteadlased on ajanud neid üsna nagu mõtlikuks omadega, et me oleme võib-olla inimestest liiga eelarvamusel olnud suuresti. Ja sellest, et me kuidagi väga erilised nagu oleme. Ehk kuidagi see siis nagu tekib. Ehk siis see transformerid siis tekitas siis selle süsteemi, kuidas siis kõik sõnad omavahel seotud on. Täpselt selline tõukenid ehk sõnaosad, kuidas need kõik omavahel seotud on. Ja kuidas siis ennustada, milline siis see väljund vastus olema peaks. Kas see nüüd närvivõrku olete te nüüd kõik oma elus näinud, pilti närvivõrgust? Kõik noogutavad, kõik teavad ikka närvivõrk. Ehk seal on mingi terve hulk mingeid sisendeid ja terve hulk mingeid väljundeid. Ja kui te olete närvivõrku vähegi ise programmeerinud, siis närvivõrgus ometigi sõnadest ei ole haisugi, kõik on numbrid. Ehk teil on numbrilised sisendid ja numbrilised väljundid. Ehk kus nüüd siis see LLM, mis on ka närvivõrk, kuidas see LLM nüüd jõuab siis oma nagu sõnade juurest, jõuab siis numbrite juurde ja numbrite juurest lõpuks jälle tagasi siis sõnade juurde. Ja selleks ma panin siis kokku see eraldi pika jutu, mis on siis kogu see jutt nagu tokenitest. Ehk mille peal siis see LLM oma asja siis opereerib. Ja kes nüüd on jällegi masinõpet rohkem teinud, siis te kõik teate, kes niisugused toredad asja nüüdseks nagu one hot encoding. Teate, mis asi on one hot encoding? Kuulge, magistrid. Kus on need 9 magistrit? Kus on need 9 magistrit? Teamsis on või? No kuulge. Magistriaine siin peaks olema vähemalt, magistrid ei rohkem 2 õppekavalt. Informaatikute magistrid ja ma teeks need teised magistrid. Äri-IT magistrid. Ja te peaksite olema käinud nagu kuskil seal Sven Nõmme ja nad ei väga osad teisel aastal, nad juba teinud seda. Ehk kui me nüüd natukene siis sellest teooriast nagu räägime, ja ma räägin väga kaugelt ja sellisest 10 kilomeetri vaatest või 10 miili kõrguselt asja, siis lõpuks te võite siis ette kujutada endale nagu sellist asja, et kui teil on mingisugune, ma ei tea, A, B, C, siis te võite seda endale ette kujutada umbes niimoodi, et see on 1, see on 1, see on 1, ülejäänud on nagu nullid. Saate näiteks sellise süsteemi endale teha. See on see one hot encoding, et iga unikaalne väärtus, te loete kokku kõik nagu erinevad, minu pärast näiteks tähestiku A, B, C, D, F, G, võtte kokku, et seal on mis iganes arv tähti, 255 näiteks ASCII-s, lihtlabases ASCII-s, ja võite teha sellise one hot encoding'u, kus iga nagu väärtus on 1, kui ta on kuidagi kategoriseeritav. ASCII-s on meil olemas nagu numbrid lihtsalt, aga see nagu ei ole päris nagu see, et 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vaid one hot siis just annab siis sellised unikaalsed nagu labelid igale asjale. Ja seda on mingist otsast siis üritatud ka siin teha. Ehk sisuliselt üritatakse siis kõigepealt aru saada, kui me võtame terve, nagu ütleme siis inglise keele, terve sõnastiku inglise keeles, kui väikeseks arvuks unikaalseteks tükkideks see asi nagu jaguneb. Niimoodi, et me saaksime, kui me võtame suvalise teksti, et me saame seda suvalist teksti esitada kõige lühemal võimalikul kujul numbritena. Kui te võtate näiteks tavalise ASCII ja ütlete, et iga täht on eraldi, iga täht on 1 bait, siis teil 10 000 sümbolit pikk tekst on teil ka 10 000 baiti pikk, milledest peate kõik LLM-i toppima. Kui te nüüd näiteks suudate selle jagada oma teksti näiteks 4-tähelisteks nagu gruppideks, 4 tähe kaupa, ja nummerdada need grupid ära, siis te saate korraga teada, et teie 10 000-st äkki sai ainult 2000 unikaalset nagu sisendit mingisugust. Ja see on see, mida see tokenizer, mis on siis täiesti deterministlik algoritm, see ei ole üldse nagu mingi masinõppega, mitte midagi, mida ta üritab siis teha. Ehk ta kasutab siis sellist algoritmi nagu byte-pair encoding. See on erinev variante natukene, aga see on hästi lihtne. Kõigepealt alustame sellega, et meil on 256 tähte tähestikus. Või nii-öelda ASCII-s. Sealt hakkab kõik peale, ehk 256 baiti, UTF-8, mis iganes tekst. Loeme kõik kogu oma treeningkorpuse läbi.
ehk võtate kogu maakera interneti sisu, on ju, loete kõik need läbi ja moodustate tabeli sellest kahekaupa baitidest üksteise kõrval ja loete kokku, millised kahekaupa baite üksteise kõrval on kõige rohkem. No ilmselt kuskilt sealt pärast võib tulemusest ilmselt kuskilt otsida sellest tokenizerist, et mis siis kõige levinumad 2 baiti kogu maailma tekstikorpuses üksteise kõrval on. Ma isegi kujuta ette, mis olla võib midagi veidret. Ma ei tea, mingi AE näituseks või mingisugune kõhk E või mis iganes 2 tähti üksteise kõrval on ju. Kõige rohkem on ju. Ja nüüd, kui te olete need 2 tükki nagu leidnud või leidnud need, mis on siis kõige populaarsemad on ju, siis kleebite need omavahel kokku ja annate neile uue mingisuguse numbrilise väärtuse ja lisate selle siis oma sellisesse one hot encoding usse ehk siis teie nii-öelda sõnastikku. Ehk teie sõnastikus alguses on 256 unikaalset tavalist nii-öelda numbrit või tavalist tähte on ju, ja siis hakkate kahekaupa nagu paare tegema. Ja siis hakkate seda uuesti tegema ja lähete vahepeal siis pikematele kolmikute peale, nelikute peale. Ja üritate siis saavutada seda, kus sisuliselt üritate optimeerida seda, et see väljund tekst, kui te nüüd kogu oma maakera teksti uuesti niimoodi tokenideks tegelikult jagate, on ju, kus teie väljund tekst oleks võimalikult lühikene. Ehk teil oleks seda nii-öelda see vocabulary pluss siis see tekst nagu muudetud või nii-öelda tekst esitatud selles vocabulary's oleks siis lühem, on ju. Ilmselge on see, kui te võtate 256 tähte ja kogu maakera tekstikorpuse, siis te saategi kogu maakera tekstikorpuse pikkuse pluss 256 selleks pikkuseks, on ju. Aga on ju selgub, et kui te nagu teete seda byte-by-ear encoding ut kõvasti ja saate selleks vocabulary'ks mingisugune umbes 30 000 või midagi niukast, erinevat nagu paari ja kolmikut ja nelikut, on ju, siis korraga ja sellel viisil siis esitate kogu oma maakeralt leitud nagu interneti teksti, on ju, kus kõikide autoriõiguste rikkumiste ja kõige muuga, mida te seal teete, on ju, suuremas koguses. Siis selgub, et teie väljund tekst muutub korraga nagu tuhandetes kordades lühemaks, on ju. Ja siis te võtate kõik oma selle vocabulary ja lihtsalt nummerdate need sõnad ära, mis seal vocabulary's on sellest sõnastikus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 kuni 30 000. Ja need ongi nüüd teie närvivõrgu sisendid. Ehk numbrid 1 kuni 30 000-ni. Ja samamoodi tulevad siis väljundid 1 kuni 30 000-ni numbritena. Või siis mingi 0 kuni 1-ni mingite komakohtadena, on ju. Aga sisuliselt nii-öelda 30 000 unikaalset väärtust, mida annate siis sisendina ja teiselt poolt saate siis väljundiks samamoodi 30 000 unikaalset väärtust, ehk siis ühe tokeni korraga. Närvivõrk ütleb teile, et nüüd võtta see 1, on ju. Ja lähete otsite siis vocabulary'st, mis see vaste siis on, mida närvivõrk üritab teile nagu ütelda. Ehk närvivõrk ise otse tokenid ei anna, annab siis neid numbreid, nii-öelda järjekorra numbreid sisuliselt mingisugusel viisil, on ju. Siin on ka mõned näited, kuidas see välja näeb. Hello world on näituseks 2 tokenit. Mingisugune selline keeruline sõna, üksiksõna võib juba olla 4 tokenit. Aga siin need tokenid vaadates on näituseks Tallinn, on ju. In, see on niisugune tore nagu token, tundub, et see võib hästi paljudes sõnades olla. Seda inni leiab nagu mitmest keelest, kus on nagu INN mingisuguses kombos nagu kõrvuti, on ju. Saab nagu kõvasti kokku hoida, on ju. Igasugused sulud, asjad, üldlevinud sõnad, mida levinum see sõna on, seda tõenäolisemalt te saate nagu tervet sõna endale tokenisse kirja panna, on ju. Ja lõpuks jõuab muidugi keerulised kohad, on ju, ehk siis mingisugused emojid, mis on ilmselt nagu üksikud tokenid, mis ajavad selle tähestiku pikemaks. Võõrkeel lisab veel omakorda mingid probleemi siia juurde, on ju. Tühikud, igast muud asja, on ju. Ühesõnaga, see on ikka selline üleüldine nagu vaade sellele, kuidas see asi nüüd nagu töötab, on ju. Ja miks see nüüd siis oluline on? Ehk siis mõjutab see hinda. Sest API-si, kui te nüüd LLM-e kasutate, siis hinnastamine, palju te maksate, käib siis tokenite kaupa. Ja token siis jämedalt võib arvutada umbes niimoodi, et inglise keeles vähemalt jämedalt öeldakse, et 1 token on umbes 4 tähte. Osad on pikemad, osad on lühemad, aga jämedalt on 1 token umbes 4 tähte. Millega enam-vähem tuleks nagu arvestada, on ju. Ja vastavalt ka sellele siis hakkab teie nagu hind tekkima. Et kui te topite oma mingit teksti sinna mudelisse, on ju, annate sinna oma koodifaile, siis võite siis proovida arvutada, on ju, et mitu nüüd tokenisse tuleb, on ju.
Nüüd veel teine huvitav probleem, mis tokeniga tekib, on see, et see oli kuskil kirjas mul juba, või tuleb siin allpool, erinevad kodanikud siin tuleb. Erinevad mudeli providerid kasutavad erinevat skeemi, kuidas tokenit tekitada. See ei ole üldse mitte ühine. Tänu sellele on tegelikult üsna raske võrrelda, kas see, mis te maksate ühes kohas selle tokenis ja see, kuidas te maksate teises kohas selles tokeni ees, kas see tegelikult üldse on nagu sama, mida see hind nagu üldse tähendab. See on sama, kui võrrelda, ma ei tea, diisli ja LNG nagu hinda, et kilogramm diislit ja kilogramm LNG-d maksab nii palju või liiter LNG-d või mis iganes asja, tegelikult selgub, et kilogrammi diisliga või liitri diisliga saab sõita hoopis teistmoodi, kui on ju liitri, või ütleme liitriga mõttes, kui liitri gaasiga. Ehk need ei ole tegelikult üldse nagu võrreldavad. Kui sa asja kasutama, tuleks ju nii-öelda lolli lihtsalt keelt kasutada. Seda on rohkem leidunud. Absoluutselt. Ja lihtsalt kõigele muule on ju, et kuna siin mõistust tegelikult ei ole, siis selline tüüpiline vanaema keelekasutus. Kallis Claude, palun ütle mulle, ütlete juba raisanud vähemalt 5 tokenit, mida polnud üldse vaja. Kallis, palun, tee mitte midagi kasulik. Et kogu see antropomorfism, nii-öelda inimsuse ülekandmine sellele mudelile on tegelikult täiesti pointless. Ja pigem vastupidi, kipub aegalt hoopis negatiivset tulemust andma. Et aga jah, mida lihtsam ja öövam see tekst, seda parem, pluss kuna see maailm on väga suures muutuses kogu aeg, siis näituseks see, mida me aasta aega tagasi rääkisime siis kunstist nimega prompt engineering, enam tänapäeval korraga ei kehti. Sellepärast, et mudelid on nüüd treenitud teistmoodi, teistsuguse sisendmaterjaliga ja tänu sellele see kunagine prompt engineering pigem vastupidi nüüd juba hakkab halvemat tulemust andma kui see, kui te lihtlabaselt küsite oma asja. Sest mudelid on nüüd spetsiifiliselt treenitud lihtsatele ja selgetele küsimustele vastama, kus ei pea mingisugust röögatud väga spetsiifilist teksti osadena ja väga pikalt ette kirjutama. Ehk seal vastupidi on juba over-engineering juba annab negatiivset tulemust. Esimeste GPT-dega tuli Kas parim on inglise keeles? Sõltuvalt mudelist. Kui te räägite nüüd suurte mudelitega, ehk me räägime nii-öelda foundational, top-notch state of the art mudelitega, Geminid, Opused ja kõik muud, siis nendel on suht koht ükstaskõik, kuidas te räägite. Vahet ei ole, nendel on üsna selge arusaamine kõikidest või nii-öelda keel teisendatakse sisemiselt mingisugusteks mõisteteks ja siis tagasi väljund keeleks. Ehk te võite nii-öelda anda näiteks, mida ma olen ise oma käega korduvalt proovinud, ma annan ette materjalid eesti keeles, küsimuse küsin inglise keeles või nii-öelda süsteemi prompti kirjutan inglise keeles ja küsimuse küsin vene keeles ja ütlen, et palun vasta mulle prantsuse keeles, vene keeles kirjutan seda talle ja saan ilusti selge vastuse prantsuse keeles, mis kasutab kõiki erinevates keeltes olnud asju. Et seal probleeme ei ole. Kindlasti on seal mingil määral probleemi, et mida väiksem keel, seda niigelamaks ja kvaliteet hakkab minema. Et lõpuks on mingid keeled, mida treeningutes üldse ei ole. Kui te hakkate mingisugust Swahili, Bantu, klikk, mingisugust keelt sealt küsima, millel ei olegi kirjalikke materjali üldse kuskil olemas kunagi olnudki peaaegu, siis seda sealt väga ei tule. Aga sellised keeled, milles on materjalid olemas ja kus on, ütleme nii, et keeled, milles on olemas teaduskirjandus, need on kõik suurtes mudelites olemas. Nad ei tõlgi, nad tõlgivad kuidas tõlk tõlgib, on ju? Kas tõlk tõlgib ühest koolest teise või tõlk, me enamik räägime mitu keelt, on ju? Et mida sa tegelikult teed seal päris täpselt, on ju? Et raske on ennast analüüsida, on ju, aga pigem on tunne, et ma kõigepealt tõlgin selle mingiteks kontseptsioonideks, millest me räägime, on ju. Ja siis ma tõlgin selle kuidagi need kontseptsioonid tagasi teise keelde. Ma ei tee seda ühest keelest teise otseselt seda tõlget, on ju. Ma ei otsi sõnastikust sõnade vastet, aga ma ei kasuta sõnaraamatut enda peas, on ju. Ja mina kunagi õppisin matemaatikat teoreetilist Tartu kaunis riiklikus ülikoolis, kahjuks küll jätsin pooleli ja läksin ärisse minema. Aeg oli selline aasta siis 91, on ju. Mina nägin
numbreid ja matemaatikaid oma peas maatriksi stiilis. Mina nägin logaritmide pindade voolamist ja igast niisugused asju mingisugusel veidral sellisel kujul, kuidas nagu numbrid liikusid. Ja suutsin sealt pealt nagu ennustada, mis õige vastus umbes olla võiks, mis ajas õpetajad väga kohutavalt närvi. Keskkooli matemaatika oli väga nagu kuri, et mul oli nendega terve punt veel selliseid kodanikke seal, me mängisime tunni ajal bridži ja siis kui karjuti, et kere, siis ma tegin õpiku lahti, vaatasin üles, et ütlesin, mis on õige vastus. See on ju, ma vaatan see peale, ma näen, mis see õige vastus on. Mis probleem on? Et igast niisugust nagu veidrust oli kunagi. See küll õnneks läks üle, et see ei süvenenud. Ma päris hulluks peast ära ei läinud või kuidagi tuli mõistus tagasi. Aga siin ka, mida me näeme, kes on nüüd üritanud, siis te võite igast podcast'e kuulata, kus inimesed sellest räägivad, on ju, Anthropicust on mitmed inimesed sellest rääkimas käinud, kes seda üritavad selle ikkagi uurida. Ehk nendes mudelites tekib ikkagi nagu mingisugused mõisted. Et kui te küsite ühes või teises või kolmandas keeles midagi selle käest ja kui te saate seda mudelit nii-öelda külmutada ja minna neid kaalusi sealt seest vaatama, siis te näete, et erinevad sõnad erinevates keeltes küsituna ka täiesti nagu erinevalt ümber nurga proovitud sõnastada, lõpetavad selle mudeli sees ikkagi ühes samas kohas. Kuskil seal keskel on ju, mis justkui tundub, et need on need kohad, mis seletavad nagu mõistetest on ju. Ehk just kui ta saab nagu aru kõigepealt nii-öelda tõlgib siis teie ingliskeelse jutu nagu mingiteks mõisteteks ja siis kui te ütlete, et anna mulle vastus eesti keeles, siis ta kuidagi suudab selle sealt mõistetest tõlkida tagasi eesti keeleks. Mis iganes viisil see toimub, jällegi tuleks teil siis vastavat ala nagu hakata korralikumalt õppima. Aga igatahes kuidagi see asi siis toimub. Kui mudelid läheb väiksemaks, kui te hakkate pisemaid mudeleid kasutama, siis läheb see asi järjest keerulisemaks. Ja näiteks, kui te tahate lokaalseid mudeleid kasutada, mis on iseenesest täitsa võimalik, kui teil piisavalt mälu on, siis juba tõenäoliselt lõpetate ainult kahe keele nagu kasutamisega, milleks on siis inglise keel ja hiina keel, sest need mudelid on ainult nendes keeltes treenitud. Või siis niimoodi natukene vigaselt kirjutavad ka eesti keelt võib-olla, sõltuvalt materjalidest asjadest, pluss et see mudeli kaal on, see närvivõrk on nii väike, et see info lihtsalt ei mahu sinna närvivõrgu sisse ära. Et kui teil on miskisugune 30 gigane mudel versus nagu mõne terabaidine mudel, siis lihtsalt see infovahe on nii suur. Et see lihtsalt ei ole nagu võimalik. Küll on, mida ma ise olen teaduses proovinud, on see, et kui te võtate, siis kui me räägime veel niisugust aegadest, nagu meil oli veel GPT-2 näiteks, et kui te võtsite GPT-2, mis ei osanud eesti keelt, aga te saite need mudeli kaalud nagu kätte, siis ja saite need mudelite kaalud niimoodi kätte, et saite need kaalusiga muuta. Et te laadisite oma PyTorchis oma närvivõrgu ülesse, ja siis näitasite esimest korda selle mudelile eesti keelt, tegite hunnik küsimus-vastuse paare ja loksutasite neid sealt mudelist läbi, ütlesid, näed, mul on selline küsimus, ma tahan sellist vastust, mudel andis vale vastuse, ütlesite, et kuule, see vastus on halb, palun paranda midagi oma kaalude juures ja arvuta närvivõrgu ümber, siis selline asi, ja seal sai igast erinevaid trikke selleks teha, siis selline asi näiteks pani mudeli eesti keelt juba päris hästi rääkima. Isegi kui see mudel algselt eesti keelt ei osanud. Aga ta oli treenitud mingisuguse paarikümne keele peal, inglise, hiina, prantsuse, hispaania, nii-öelda suured keeled olid kõik seal olemas, ehk tal oli olemas mingisugune arusaamine keele struktuurist ja mõistetest ja kui siis sinna kähku näidata eesti keelt nagu mõned tuhanded näited paarkümmend korda läbi loksutada, siis juba hakkas sealt eesti keelt täitsa ilusti välja tulema. Et käib päris kähku. Ehk sama kui teile minge rääkige selle Euroopa Liidu peatõlgiga, Euroopa Liidu peatõlk valdab vabalt 27 keelt, kui ma nüüd parasjagu peast mäletan. Ja tema ütles, et temal nagu järgmise keele nagu juurde õppimine ei ole mingi eriline nagu probleem, nagu mõned nädalad ja hakkab tulema. Et kuidagi osad inimesed oskavad seda asja. Minu lemmik näide küll on see kutt, kes võitis ära mitu korda järjest, võite guugeldada Prantsuse Scrabble'i maailmameistrivõistlused prantsuse keeles ja oskamata ise selle juures sõnagi prantsuse keelt. Ja kutt õppis lihtsalt sõnastiku pähe. Ja ütles, et tal on jube hea seda Scrabble'it seal mängida, kuna teda ei sega see, et ta sellest keelest aru saaks. Ta isegi üritab mõtelda, mida need sõnad tähendavad. Tema lihtsalt loeb tähtede kombinatsiooni. Õppis kogu leksikoni pähe endale ja pani mitu korda võistlused kinni. Guugeldage, vaadake, see on täitsa pildid, asjad, kõik muu kirjeldus sellest. Väga hea, ei ole vaja prantsuse keelt osata selle jaoks, et võita Scrabble'i maailmameistrivõistlused prantsuse keeles. Nii et igast imelikke inimesi on olemas.
Ehk siis tulles siia tagasi, ehk siis see tokenizer ja see, mida see teeb, on siis erinevatel provideritel erinev. Ja koos sellega siis tekivad ka teil probleemid, on ju, Meta, OpenAI, Anthropicu ja kelle veel iganes vahel, on ju, kui suur see sõnastik seal päriselt täpselt on. Mida see tähendab? See sõnastiku suurus on ju mingist otsast ka määrab selle, kui palju teil mälu vaja on, kui palju need erinevad numbrid on, palju on suured on selle mudeli nii-öelda sisendite arv, suur on selle mudelite väljundite arv, kuidas ta seda 100 000 erinevat asja teile kokku kodeerib, on ju. Palju tal mälu tarvis on ja kõike muud taolist, on ju, pikad need sõnad on, igast muid asju ja koos sellega muutub ka oluliselt hind, on ju. Miks see on aeg-ajalt nagu väga veidralt, ei ole need mudelid väga hästi omavahel võrreldavad. Ehk lõpuks nii-öelda, lõpuks nii nagu see auto näite juures on ju, et erinevad kütused on ju, et kütused tasub võrrelda, lõpuks tasub võrrelda on ju, et krooni per kilomeeter või eurot per kilomeeter on ju. Et nende LLM-ide juures sama, et ei tasu vaadata, kui suur see tokeni aken on või võib-olla natukene tasub on ju, et millal ta katki hakkab minema. Aga lõpuks on see oluline see, et kui palju üks ja sama tegevus ühe sama väljundiga enam-vähem siis ühe mudeli juures ja teise mudeli juures nagu maksma siis lõpuks läheb, on ju. See nagu määrab selle asja nagu tegelikult nagu tulemuse, on ju. Ja te saate kõike seda proovida, ehk kõik need tokenizerid asjad on nagu kättesaadavad. Mõni nendest on allalaetav, mõni pakub nagu API-t, mille kaudu seda proovida. Võite oma teksti sinna kohale saata ja saate kas siis mingi vastuse, et mitu tokenit see on. Siin on näiteks näha on ju need tokeni ID-d on ju, Hello World, saate 2 numbrit, 9906 ja 1917. Need on siis need päriselt selle mudeli nii-öelda sisendid on ju, numbritena. Ja või siis teistpidi öeldakse teile vähemalt siis seda on ju, et mitu on ju tokenid teile tekkis on ju, kui teile päriselt need tokenid ennast võib-olla välja ei anta on ju, siis vähemalt te saate teada, kui palju need tokenid on. Ja selle põhjal näiteks tavaliselt selle päringu eest raha ei küsita. Ehk kui teil on API võti olemas, siis saate seda alati uurida on ju, ja saate nii-öelda ette ennustada, et kui mahukas mu dokument on ju. Mida nagu ennustada, et mis sellest juhtuma hakkab on ju. Ja see CL100G base ja mõned veel sellised asjad, need on ka täiesti nagu allalaetavad, et saate seda lokaalselt ka seda koodi jooksutada. Kui te tahate nii-öelda lokaalselt ette ennustada, on ju, siis see ei ole mingi närvivõrk, see on tavaline mingisugune lookup table, on ju. Et seal nagu mingisugust imet nagu ei juhtu, on ju. Ehk nii-öelda igast juttu veel on ju tokenitest, ehk see ei ole siis Word, ei ole nii-öelda sõnal baseeruval, vaid on siis selline sõnaosadel baseeruv, mis siis matemaatiliselt tuli välja, et annavad kõige sellise kompaktsema kokkusurutud nagu versiooni meile sellest tekstist. Deterministlik, erinevad mudelid kasutavad erinevat, igast muud asja on ju. Ja lõpuks, kus see siis välja jõuab, on siis sellesse konteksti aknasse. Ehk konteksti aken, kui te vaatate need mudelite kirjeldusi, kuhu te oma juttu peate ära mahutama, siis seal aknal on mingid mõõdud. Ja see akna mõõt on hetkel võib-olla üks kõige kriitilisemaid parameetrid üleüldse kogu LLM-ide maailmas. Kui pikk see aken on? Vastavalt sellele, kui pikk on see aken, nii palju te saate sinnasse aknasse teksti surada. Ja nüüd on ju, kuna juba juttu oli, et see asi käib ringiratast, kuni on ju vastus on ära lõpetatud, ehk siis selle akna pikkus on teie sisend pluss kogu eeldatav väljund. Ehk te 200 kilosesse tokeni aknasse ei saa toppida 200 000 tokenit. Või saate on ju, aga siis saate pooliku vastuse sellepärast, et või kehvema juhtumil saate nagu üldse mitte mingit vastust, sest seda vastust ei olnud mitte kuhugi panna, on ju. Sest Matrixis on rohkem ruumi ei olnud, mille arvelt arvutada seda, kuidas tokeni omavahel seotud on ja kuhu see järgmine token peaks nagu langema. Ehk tavaliselt küll on teie sisend palju pikem kui see väljund on ju, aga mitte alati. Ja veel nüüd järgmine siis selle konteksti akna juures, nagu, mis on nagu probleemiks, on siis see, et kuna tegemist on maatriksiga, mis arvutab siis iga tokeni seost iga teise tokeniga, siis mida suuremaks see maatriks läheb, seda väiksemaks need kaalud lähevad. Ja kui te viite selle konteksti akna nagu väga suureks, siis hakkavad need kaalud minema väga-väga väikseks. Ja jällegi, kes teist nüüd on närvivõrke õppinud, siis te teate igast niisugused huvitavad terminid nagu vanishing gradient ja igast niisugused probleemid närvivõrkudes on. Ehk sisuliselt juhtub see, et need numbrid hakkavad nulli jooksma. Ja kui numbrid jooksevad nulli, siis on nagu väga raske arvata, et nagu mingite asjade vahel on mingisugused seosed olemas on. Ehk siis, kui siin mõned nagu kodanikud meil keksivad nüüd siis miljoni tokeni suuruste konteksti akendega on ju, vist Gemini esines meil sellega ja nüüd ka Opus saab miljoniga võtta endale.
küll ainult läbi API on ju, see hakkab rohkem maksma, kui ta üle selle 200 000 limiidi seetest, noh, mälu kasvab kohutavas koguses on ju. Siis see tegelikult on nagu nii-öelda praktiliselt on see osutunud nagu umbes selliseks nagu jutuks hea küll on ju. Et see on selline nagu turustustrikk on ju ja tegelikult see miljonit tõukene aken on tegelikult nagu väga kasutuskõlbulik ei ole tegelikult. Et võib proovida ja eks me üritame igasuguseid tehnikaid välja mõtelda, kuidas seda nullideks muutuvaid kaalusi nii-öelda kuidagi elus hoida on ju. Aga hetkel on see üsna selge, et mida pikemaks see jutt seal läheb, seda kehvemaks need vastused nagu lähevad. Ehk seda tuleb siis kontrolli all nagu hoida on ju. Ja lõpuks siis te maksate iga tõukeni eest on ju. Ehk arvestage sellega on ju, et kui ta nagu päriselt nii-öelda hakkate nüüd nullist mingit niisugust asja konstrueerima, kogu see süsteemi üles ehitama on ju, siis kõik see lihtsalt maksab. Et see prompt engineering, millest siin juba juttu oli on ju, kui te kirjutate mingi süsteemi prompti, pika nagu juhendi sinna, mitu tuhat rida teksti on ju, ja seda iga kord sinna mudelile saadate on ju, siis see lihtsalt nagu maksab paratamatult on ju. Ja lõpuks läheb siis omadega nagu katki on ju. Noh, lõpuks siis on jah, et tõukenid on lihtsalt numbrid, ehk siis mingid integerid, mis siis noh, viiakse mingisugusteks sisendbittideks sellele süsteemile või mingiteks kaaludeks kuidagi on ju. Kõike seda võite nagu proovida, võite STK-ga testida, mis need tõukenid välja tulevad on ju, igast niisugust asja teha on ju. Ja siin nüüd siis see jutt sellest, et LLM siis genereerib teile teksti ühe tõukeni haaval. Ehk siis, kui teie esitate oma küsimuse ja mingisuguse süsteemi prompti ja taustadokumendid ja kõik mingid asjad on ju, siis see kõik on mingisugune N1000 tõukenit. Nüüd see N1000 tõukenit topitakse mudelisse ja palutakse tal selle N1000 tõukeni pealt siis selle transformeriga arvutatakse välja, et kuidas kõik sõnad üksteisega seotud on või need on tõukene omavahel seotud on, mis osa on tähtsam, mis asi on vähem tähtsam. Ja selle pealt siis ennustatakse, milline peaks see vastus tõuken olemas. No siin on see jutt mul nüüd natuke rohkem nagu tehniliselt nagu vastu võetud on ju. Ja tulemuseks on siis, ennustatakse see järgmine üksik tõuken. Seejärel teie üksik tõuken topitakse teie 10 000 tõukeni otsa ja hakkab sama tants uuesti peale. Ehk miks siis ka teie nii-öelda konteksti aknasse peab ära mahtuma nii teie sisend kui ka väljund on ju. Ehk on ju teie väljund iga tõukeni haaval, nii-öelda selle numbri haaval kogu aeg nagu pikeneb on järgmine integer, järgmine integer, järgmine integer on ju sellest 100 000 või 30 000 sõnastikust on ju. Läheb siis sinna otsa. Ja niimoodi ta kogu aeg siis nagu kasvab on ju, kuni lõpuks siis tuleb siis välja see stop condition, ehk siis tuleb, noh, tüüpiliselt me ütleme selle kohta mingist niukest tõukenit on ju. Tuleb siis selline spetsiifiline sõna on ju, nagu end, mis ütleb, et nüüd on selle asjaga kõik. Ja see end ei ole ka üldse mitte mingisugune spetsiifiline imetõuken on ju, vaid see on lihtsalt asi, mis on treeningmaterjalist talle nagu selgeks tehtud. Et juhul, kui sul ei ole rohkem midagi öelda, siis palun genereeri lõppu selline sõna. Ja kui te näiteks oma LLM ise lokaalselt jooksutate, siis te võite seda ignoreerida ja ütelda, et mind ei huvita, genereeri mulle veel järgmine sõna siia pärast seda. Ega ta laseb rõõmsamil sealt edasi on ju. See on lihtsalt nagu, noh, ta veeretab päringuid ja mingisugune vastus sealt alati tuleb on ju. Et see käib nagu alati nagu edasi on ju. Ehk siis siin ka niisugune näide, kuidas see siis nagu välja näeb on ju. What is the capital of Estonia? Ja hakkab siis tulema on ju the capital of Estonia ja nii ta muidku ringiratast käib, kuni lõpus ta ütleb, et end. Ja ta seda ende ütles jah, tõesti mitte sellepärast, et ta kuidagi nagu teaks, et asi on end on ju, vaid lihtsalt selliseid küsimusi ja selliseid vastuseid on talle näidatud 10 000 miljardit korda, et kui on küsimus ja on vastus, siis see vastus peab lõppema endiga. Neid on eri pikkustes need küsimusi tehtud, eri pikkustes need igasugused vastuseid, noh, see on terve metoodika, kuidas me see kõike nagu treenime, on ju, aga see on selle asja nagu tulemus, on ju. Et ta lihtsalt ennustab, et on mingisugune sõna. Ja see on tulnud siis sellest, on ju. No nüüd siis on ka jutt sellest, mis on ka nagu mingil määral oluline, sest teil õnnestub need parameetrid tuunida. Ehk kui te nüüd küsite, mida siis tulemuseks on, siis tegelikult tulemuseks saate, kui me räägime niisugust one hot encoding ust, ehk teil on iga selle 10 või 100 000 asja jaoks on teil eraldi bitt, mida te ennustate, on ju. Siis te saategi vastuseks endale sellest mudelist, et annab teile kaalud kõigile 10 000 või 100 000 sõna osale, mis peaks vastuseks tulema.
Ehk te saategi nii-öelda, mudel ütleb iga kord teile 100 000 vastust, mis peaks järgmine sõna olema. Lihtsalt nendel sõnadel on siis erinev nii-öelda tõenäosus ennustatud. Ja nende seast siis üritatakse välja valida siis kõige tõenäolisem sõna. Tavaliselt osadel nagu tõukenitel on siis üsna suur tõenäosus ja igasugustel nii-öelda valedel vastustel hakkab see tõenäosus siis lähenema nullile. Ja sealt võetakse see kõige tõenäolisem siis nagu vastus. Nüüd seal on siis terve hulk igasuguseid parameetreid, millega saab siis mängida. Temperatuur, top P või top P, top K, igasugused muud niisugused asjad. Võite selle kõik rõmsamiselt siin nagu läbi lugeda, aga sisuliselt see siis ütleb umbes seda, et esiteks, et kui suur peab see randomness olema. Ehk kui nagu randomiga ma seda asja nagu genereerin siin. Kui te keerate temperatuuri ülesse, siis te ütlete, et mine nagu täiesti randomisse. Mis tähendab seda, et kui te võtate selle sama sisendi uuesti ja küsite veel kord sama küsimuse, siis järgmine kord võite saada esimeseks tõukeniks hoopis teise tõukeni. Ja kui te saate hoopis teise tõukeni esimeseks vastuseks, nii-öelda esimeseks ennustatavaks sõnaks ja nüüd annate selle asjadele uuesti tagasi, siis järgmine sõna tuleb veel rohkem, juba läheb kuhugi nagu võsa vahele. Kui te keerate selle temperatuuri nagu nulli peale, siis te keerate selle süsteemi deterministlikuks. Ehk te saate iga kord sama vastuse, vähemalt enam-vähem. Ja samas, kui te keerate selle nulli peale, siis te kaotate igasuguse loovuse. Ehk siis ta nii-öelda ropendab kogu aeg ühtemoodi või ütleb kogu aeg ühte sama vastust. Ehk siis kuskil siin tuleb siis sellega nagu mängida nii-öelda, mis see nagu mõistlik on. Tavaliselt on see number kuskil seal 0,7 juures, niisugune see mild randomness. Aga selle juures saate siis nii-öelda occasional nagu üllatused, et aeg-ajalt tuleb mingisugust huumorit sealt nagu välja. Aga kestab nagu näha nagu wild westi, kui teil on võimalik nagu mudelile öelda, et mis randomnessiga sinna peale nagu minna selle temperatuuriga, siis võite selle temperatuuri keerata üle 1 ja ka isegi need kõige väiksema tõenäosusega sõnad saavad mingisuguse šansu. Ehk mida ta tegelikult see temperatuur umbes teeb, on see, et ta ennustab ikkagi need samad sõnad samas järjekorras, aga siis umbes, et ala kui suurt portsum nendest sõnadest vaatame. Nagu üks nagu metoodika näiteks. Et ma ennustan küll kõik 100 000 tõenäosust ära, aga siis ma võtan näiteks top 50 sõna ja nende seast valin randomiga 1. Kui temperatuur on madalam, siis ma võtan ainult top 10 sõna ja valin nende seast 1. Kui temperatuur on 0, siis ma võtan alati rivist selle kõige esimese kandidaadi ja üldse nagu millegi muu vahel ei kõigu. Sinu mure. Osadel mudelitel saad sa seda ütelda iga päringuga. Aga sa ei saa seda nii-öelda keset genereerimist muuta, aga iga oma järgmise päringuga saad sa ütelda, et nagu palun nüüd vasta mulle mingi teise temperatuuriga. Et kui sa tahad niisugust fantaasiarikast loomingut saada, kui sa genereerid mingit ilukirjandust, siis nagu jumala eest kääna temperatuur üles ja hakkad saama igasugused veidraid nimesi ja sündmuseid ja fantaasiat tuleb nagu Vändrast saelauda. Et see kõik siis nagu selle kõigega saab siis nagu mängida. Ja kõik see siis veel niisugust tehnilist juttu, et te võite minna seda transformerite paberit nagu lugema, ja seal veel mul mitu linki, mis graafiliselt kõik ilusti näitavad, siis räägitakse igasugusest KV cache'ist, ehk siis kuidas me üritame mingisugust nii-öelda cache imise tabelit seal ehitada, kõike muud taolist. See on ka tehniline jutt, ennegi ma ütleks teile, et kes tahab sellest päriselt aru saada, siis minge palun kõigepealt siis Sven Nõmme juurde. Mitu kursust Sven Nõmmel on vist kõigepealt oli masinõppe, kõigepealt oli andmekaeve, just tuleb läbi käia, selle järgi siis masinõppe, siis on teil eraldi see algoritmi mingi aine, kus jooksete mingid laborinti ringi ja siis teete A-star ja kõike muud taolist, see on lõpuks ka närvivõrgud, muidu see aine nimi enam meelde. Ja siis lõpuks jõuate siis on Alumäe juurde, kus hakkate siis päriselt närvivõrkudega nagu mingit asja tegema. Tulevad igasugused state machine'id ja kõik muud asjad ja lõpuks siis närvivõrgud ja keeled ja kõik muu seda taoline. Ehk käige kogu see ahel seal siis nagu läbi. Väga abiks on. Mina käisin, väga huvitav oli. Lõpuks olin Tanel Alumäe juures teen doktorit või tegin või osaliselt siiamaani teen. Ehk siis kõigil sellel on siis nagu igasugused nii-öelda tulemused selle osas, mida meie teeme. Ehk siis näiteks kas või sama, et miks on streaming olemas, kui te nende appidega räägite seal. Sest kuna neid tõukeneid ennustatakse ükshaaval ja neid tagasi võtta ei saa,
ehk mudel ei saa iseennast parandada, on ju. Ta võib ainult järgmised tokenitega üritada midagi teha, on ju. Siis noh, automaatselt võikski ju striimida seda, on ju. Teile võibki näidata, kuidas need ükshaaval need tokenid sealt nagu tekivad, on ju. Et mis asi sealt tuleb, on ju. Miks siis max tokenid olemas on siis selleks ja see see akna suurus, on ju. Sest muidu jääbki igavesti tulema, on ju. Et kui ta kogemata kombel ise ei jõua tulemusele, et tuleks see nagu lõpu token anda, on ju, siis nagu jääbki igavesti tulema, on ju. Kuni lõpuks lihtsalt läheb katki, on ju, selles suhtes, et noh, aken saab täis, on ju, et kas juba selle pärast, on ju. Jällegi omakorda, on ju, et miks, nüüd te pead mõtlema ka hinna peal, on ju, mis on nagu praktiline küsimus, on ju. Maksate input tokenist, on ju. Mis tähendab seda, on ju, ehk iga kord, on ju, kui te selle inputi sinna saadate ja te kirjutate sinna lõppu midagi, noh, siin tuleb sellest eraldi juttu, aga on ju, LLM on ju stateless. LLM-il puudub igasugune mälu. Iga teie päring algab peale nullist. LLM-i mälu on täpselt nii palju, kui tal kontekstis midagi on. Ehk on ju, kui te küsite midagi, siis ta hakkab seda vastust arvutama ja paneb sinna nii-öelda tokeni juurde, noh, kuni jõuab kuhugi lõppu, on ju. Ja siis saadetakse teile see tagasi. Kui te nüüd esitate sinna mingi täpsustava küsimuse sinna lõppu või tahate midagi edasi saada, on ju, siis LLM ei tea mitte midagi sellest, mis varem olemas oli. Kogu teie jutt, teie esialgne jutt, teie vastus, nii-öelda see vastus, mis teile genereerite esimest korda, teie järgmine küsimus ja järgmine uus vastus, see kõik muudkui läheb sinna juurde. Ehk, ja te iga kord alustate nii-öelda maksmist uuesti nullist, on ju. Ehk kui te nagu kavatsete sinna iga kord saata Harry Potteri nagu sisendisse ja lõpus küsida, aga nüüd ütle mulle, kui palju on 1 + 1 ja siis saate vastuseks, et 1 + 1 on 2, aga Harry Potter arvas sellest midagi muud, on ju, siis tegelikult te maksate ka sellest, et kogu see teie 7 köidet Harry Potterit on ennem seda, kui te 1 + 1 küsimus tuleb, on ju. Ehk see kõik on input tokenid ja see kõik nagu maksab, on ju. Ehk on nii-öelda need pikad vestlused, kus te seda chati akent, kui me räägime tavalisest chatist veel, on ju, et kui te seda chati akent ei puhasta, on ju, ja sinna muidki aga juurde kirjutate, siis te saavutate 2 asja. Esiteks on ju LLM-i kodanikud plaksutavad käsi, siis te maksate selle eest. Ja teine, mis te saavutate, on see, et iga järgmine vastus tuleb kehvem kui eelmine. Sellepärast, et teie nii-öelda kontekst on täis seosetut crap'i. Ja kui te lõpus küsite midagi, mis ei puutu üldse kokku sellega, mis oli seal alguses, siis õnnetu LLM üritab sellest nii-öelda seda kõike tokeniseerida, ehitada nende tokenite vahel üles seosed ja siis tal on küsimus, on ju, mismoodi on 7 köidet Harry Potterit seotud lõpus oleva 1 + 1 küsimusega, on ju. Ja üritab nagu nende vahel mingisugust nagu süsteemi tekitada ja lõpuks ütleb teile, et noh, ma ei tea, mida iganes ta teile ütleb, on ju. Ehk seal on nagu küsimusi, aga see on sarnane nagu inimestega, noh, kui te õpite või kui te oma, ma ei tea, lapse käest, kelle lapsed on ju, üritate temaga mingit õppimist teha, on ju, noh, siis teeme talle korraga nagu füüsika ja ajaloo ja veel mingeid erinevaid õpikuid kätte, on ju, või ikkagi nagu üks teema korraga ja veel parem nagu üks peatükk korraga, on ju, ja alles siis nagu küsime selle, et see küll ühe peatüki kohta küsimusi ja mitte ei tee nagu risti-rästi nagu kõiki asju korraga, on ju. Et see nagu ei toimi, on ju. Ja kõik need siis annavad mingist asja nii-öelda efekti, on ju. Ja tõesti, tagasi minna ei saa, on ju. Ehk on ju, kui LLM leiab, on ju, keset lauset, et midagi on läinud valesti, mis täiesti võib ka nagu juhtuda tal, on ju, siis tuleb tal sellega kuidagi hakkama saada, sest parandada enam ei saa. LLM ei saa midagi maha tõmmata, on ju. Ehk kui ta on nagu pakkunud selleks esimeseks tokeniks mingisuguse vale näiteks nime alguse, ma ei tea, kui te küsite, et mis on kõige lemmikuma James Bondi tegelase või selle näitleja nimi, on ju, ja ta ütleb teile sinna kõige esimeseks tokeniks seast, ta pakub Priit, on ju, noh, ta ei saa tagasi minna, ütelda sinna midagi muud, on ju, siis ta peab nagu mingi Priit, nagu mingisuguse nime sinna välja mõtlema, on ju, paratamatult. Või siis ta parimal juhtul ütleb sinna umbes midagi niukest, et ma ei tea, mingi Priit Pajuoks, see nüüd küll ei olnud. Ja siis üritab sinna õige nime sinna lõppu panna või midagi muud selles vaimus, on ju. Aga ta ei saa minna tagasi ja parandada, isegi kui ta nagu valesti läks, on ju. Ja selleks, et siis sellist asja nüüd natukene parandada, siis jällegi üks termin, mida te kuulete, on siis thinking, mida nüüd tänapäeval kõvasti meile reklaamitakse, on ju. Et meil on nüüd thinking mudelid ja või nii-öelda siis reasoning mudelid, on ju, või extended thinking ja nagu erinevad igasugused asjad, on ju. Ja kõik see on jällegi üks niisugune turustus nagu crap, on ju. Ja mitte midagi muud, on ju, ja mida see thinking tegelikult teeb, on ju, on siis see, et ta kõigepealt üritab
üritab genereerida mingisuguse eelvastuse, samm-sammu haaval, mida on jälle talle lihtsalt treenitud, siis ta selle eelvastusele paneb ette spetsiaalse tokeni eelvastus või nii-öelda thinking, siis ta genereerib sinna mingisuguse ploki nagu teksti, ütleb sinna lõppu uuesti thinking nagu kinni, ehk nüüd on thinking läbi, aga see ei ole veel vastuse lõpp, on ju. Siis see asi läheb kõik jälle sisendisse tagasi ja siis ta hakkab sinna lõppu nagu siis päris vastust genereerima. Ehk see thinking annab talle siis nagu mingisuguse lisasisendi, niisuguse pooliku vastuse, mida ta on üritanud teie nagu küsimuse pealt nagu genereerida, on ju. Ja sellele thinkingule saab ka anda siis tavaliselt mingisuguse parameetri kaasa, et mis on teie thinking budget, erinevates mudelites natuke erinevalt, aga te nii-öelda ütlete, et kui suurt osa siis konteksti aknast olete nõus selle thinkingu peale nagu kulutama, on ju. Ja jällegi, sest see thinking ei ole ju teie nagu lõppvastus, ehk te nii-öelda maksate tühja, on ju. Ehk te saate nii-öelda kulutatakse, eeldatavalt küll mitte tühja, et te saate parema vastuse võib-olla, on ju, aga on ju see justkui ei ole siis teie vastuse osa, ehk te nii-öelda maksate tokenite eest, mis teile nagu päriselt nagu väljundit ei anna, on ju. Ja sinna siis tõesti on lihtsalt treenitud teda jällegi selle sama niisuguste küsimuste vastustega, on ju, lihtsalt genereerima random crap teksti mingisugust, on ju. Kui palju on 1 + 1 + 5 - 4 - 6, on ju, ja siis võite sealt thinkingust vaadata, kuidas sinna nagu hakkab siis nagu sammu haavalt seda mingisugust asja nagu genereerima, on ju. Ehk natukene aitab või päris palju aitab, on ju. Aga mida siis päriselt teeb, ongi siis lõpuks lihtsalt see, et ta lihtsalt genereerib lisatokeneid juurde, on ju. Aga mitte midagi sisemiselt tegelikult teistmoodi ei toimu, et see on lihtsalt osa tegelikult vastusest. Aga kuna on eraldatud nende thinking alguse ja thinking lõpu nagu blokkide vahele, siis API-d oskavad seda lihtsalt ära lõigata, ütelda teile, et see ei ole lõppvastus, on ju, ära seda kasuta, on ju, kasuta ainult seda, mis on nagu see ülejäänud tekst, on ju. Et see thinking nagu ära visata, on ju, aga tegelikult on selle vastuse osad iseenesest tegelikult, või mida ta siis välja nagu leiutas, on ju. Ehk siis seda kõike saab siis teha ja välja näeb ta siis umbes niimoodi, on ju. Ehk saate sellise pika nagu thinking osa, hunniku tokenid on siia kulutatud, muidkui ka maksate selle eest, on ju. Ja siis lõpuks ütleb siia, on ju, et ahah, jõudsin mõtlemise teel, jõudsin tulemusele, et viga tundub olevat reaal 15, on ju. Aga see ei ole tegelikult mitte mingisugune thinking, on ju. Ja see ei näita mitte midagi selle kohta, mida see mudel sisemiselt teeb või see ei ole mingi mõtlemise protsess ega midagi muud taolist, on ju. Et see on lihtsalt genereeritud nagu tokenid, on ju. Ehk see kõik maksab ja ega siis mitte midagi muud, kui tuleb siis maksta selle eest, on ju, juhul kui see mingit efekti nagu annab, on ju. Ehk iga token siis, on ju, annab siis järgmise lisa, on ju, nagu selle forward passi, on ju, tuleb veel kord läbi käia, on ju, ja see võimaldab ehitada suurema nagu selle attention matrix, on ju, ja natukene paremini kuidagi siis aru saada, on ju, et mis millega siis seotud on. Välja arvatud sinnamaani, kuni see konteksti aken hakkab väga suureks minema, on ju, täis saama ja siis hakkab omakorda kaalud jälle liiga väikseks minema, et jälle mingi häda käes, on ju. Aga ütleme jah, võrdlusnäide, mida tavaliselt tuuakse, on just nimelt selline näiteks nagu jagamine, on ju. Kui teie üritate seda paberi pliiatsiga teha, on ju, oma pikka jagamist, on ju, siis te ka teete samm-sammu haaval selle kuidagi nagu läbi, on ju. Ja ta mingil määral on nagu sarnane, on ju. Ja neid vahevastuseid tuleks nagu välja kirjutada, on ju. Ja mida ka ta siis veel annab, on ju, siis juhul, kui ta nagu seda thinkingut ei teeks, on ju, siis ta peaks selle vastuse kohe ühe hoobiga suutma nagu genereerida. Ja lõpuks nii-öelda mudelis see kihtide arv, on ju, ja see mälu, mis seal mudelis nagu sisemiselt on, selle närvivõrgu suurus lihtsalt ei võimalda seda, on ju. Ehk ta mingil määral siis ikkagi, või päris suure määra tegelikult nagu annab efekti, on ju. Ja lõpuks see kõik siis, mida meie siis teeme, on ju, igast agentides, siis see kõik annab nagu igasugust nagu efekti, on ju. Ehk siis, kui palju teil seda thinkingut on, mida te oma süsteemi promptidesse kirjutate, ehk mis see tekst kõik on, mida te mudelile kaasa annate, on ju. Mis on kõik need ülejäänud tekstifailid, kui me räägime programmeerimisest, on ju, mis koodifaile te sinna kaasa topite, on ju. Kuidas te kirjeldate, mis teie projekt on, mis keelt üldse kasutate, on ju, kõike muud taolist, on ju. Kõik see tuleb teil sinna kontekstaknasse toppida. Ja lõpuks nagu küsida, et hurraa, et mul on siis nüüd selline probleem ja palun nüüd vasta mulle sellele probleemile, on ju, ühel või teisel viisil. Kas otsusta, et sa tahad midagi veel muud teha, et sa tahad mingit teist faili veel näha, on ju, et sa ei ole kõike näinud mudeli, mis sa oled nagu tahad nagu näha, et vastata, on ju. Või sa tahad mulle mingisuguse lõpliku vastuse genereerida või sa tahad mingit tööriista kasutada või mida iganes sa tahad teha, on ju. Aga see kõik see taandub tekst sisse, tekst välja ja mitte midagi muud. Täpselt, siis tokenid sisse, tokenid välja.
ja need tokenid juhtumisi moodustavad teksti, inimteksti mingisuguse. Ja mitte midagi muud selles maailmas ei toimu. Ehk see on kõik, mida siin tehakse. Kõik ülejäänud on lihtsalt fancy engineering selle asja juures. Ehk te olete võtnud selle keelemudeli, kõigepealt õpetanud selle keelemudeli, lasknud läbi siis kogu maakera interneti materjalidest, kõik YouTube'i mingisugused videod, kõik saab sisse toppida, kõik tekstilised materjalid, tänapäeval juba siis igasugused videod ja pildid ja kõik muu taoline. See kõik aetakse tokeniteks ja proovitakse ennustada, mis on järgmine token rivis, mis on varjatud sõna, on see algne treening. Ja siis, kui see on tehtud, siis hakatakse ütlema, et alright, aga nüüd õpetame siis, kuidas mingit teksti koostada ja kuidas küsimustele vastata. Tehakse siis niisugust mitmeetapilist erinevat treeningut, kuni lõpuks siis näidatakse talle, eriti meie aines siin, kuna programmeerimine on deterministlik, siis seda on üsna lihtne tal õpetada. Näed, siin on sulle unit test, palun genereeri vastav kood. Kui unit test on punane, ei tööta, siis öeldakse mudelile vastu näppe sulle, palun proovi uuesti, tee paremini. Mudel proovib paremini. Ja see kõik ongi talle see treeningmaterjali, mis käib siis edasi-tagasi. Samamoodi kõik see jutt siin, et süsteemi promptid, mingid asjad, jutud, tee mulle mingi vastus, see kõik on talle lihtsalt treenitud, õpetatud mingisugust statistilist masinat, kuidas seda sellist hüppamist teha. Ehk kõik see taandub siis selleks transformeriks ja tokeniteks ja selleks attention mehhanismiks seal sees, kuidas seda omavahel siis ennustada. Ehk nüüd me jõudsime siis siia kohta kuhugi vahele tagasi. Ehk mälu ei ole, mitte midagi ei toimu ja kui te tahate sellist jätkuvat arutelu saada mudeliga, siis sellest on ju, et mälu ei ole olemas alguses, ehk iga token genereeritakse uuesti ja kogu see asi antakse selle tagasi. Ja siis, kui te olete mudeli, kes saanud vastuse ja talle nüüd üritate juttu jätkata, siis kogu teie eelnev jutt saadetakse talle uuesti. Mudel sisemiselt ei mäleta teist mitte midagi. Mudel vastab paralleelselt sadadele tuhandetele inimestele üksteise järgi. Ja kui te tahate, et aga mul on veel selline küsimus või mis sa arvad sellest, et mis iganes teil varasemalt oli selles jutus, siis see küsimus lihtsalt tähendab seda, et on teie algne süsteemi prompt, teie materjalid, tema vastus teie mingile küsimusele, siis teie järgmine küsimus, siis jälle tema vastus, siis teie järgmine küsimus ja nii edasi, kuni lõpuks konteksti aken hakkab täis saama. Kõige hullem asi, mis te selle konteksti akna juures saate näha päris elus, on siis see hetk, kui teile öeldakse, et sorry, konteksti aken on täis ja ma hakkan mingisugust kompresseerimist tegema. Ehk ta üritab genereerida mingisuguse summari kokkuvõtte teie eelnevast jutust, visata kogu selle siis 90% sellest kontekstist minema see vanem osa ja panna sinna asemele mingisugune mõnesaja reaaline või mis iganes pikkuses mingisugune kokkuvõtte kõigest sellest, mis seal ennem oli. Pärast seda võite arvata, et teie vastused enam mingisugust mõistlikku vastust ei saa, sest see algne oluline detailsus, mille pealt midagi arvata, on kaotsi läinud. Ehk nagu te näete mingisugust compactingut kuskil või mingit muud summary generationit, nii on rong jaamast ära läinud. Mitte küll alati, aeg-ajalt läheb suht koht okei, sest väga paljud inimesed ju räägivad sellest, mida nad viimasel 5 minutil rääkisid. Ja ma mäletan seda, millest jutt oli. See, mis ma tund aega tagasi rääkisin, see polegi väga tähtis. Et selle võib ära kaotada. Aga kui te niisugused tehnilisi küsimusi küsite ja mingi seadusandlusega umbes tegelete või mida muud iganes kõike teete, siis tegelikult need ikkagi on olulised, mis alguses olid. Ja siis kipub see järg ära kaduma. Ehk siis selle kõigega peab siis arvutama. Ja ei. Seda ei tee keelemudel ise, seda peab keegi tegema. Kui me jõuame siia nende piltidena, kuidas see käib ja kuidas arhitektuuriliselt välja näeb, aga sisuliselt keegi kuskil peab otsustama, et nüüd on konteksti aken täis ja nüüd tuleb midagi teha. Reaalselt kõik need rakendused, chatid, asjad, mida te vaatate, kui te olete veebi, teete mingi chat GPT või mis iganes akna lahti või mingi rakenduse, siis need kõik kasutavad sõna otseses mõttes sirgjooneliselt sama API-t. Nad kasutavad seda sama API-t ja API-s mingit niisugust asja, et konteksti tuleks kuidagi kompresseerida, midagi ei ole, et sealt tuleb lihtsalt vastuseks korraga mingisugune 500 midagi või mis iganes kood, mis ütleb teile, et sorry, konteksti aken see täis ja sellega on pidu läbi. Ehk kellelgi endal on tulnud ehitada tooling, mis muudab seda, kuulge, küsib tokenizer käest, et näe, meil on siin 200 000 on aken,
me oleme nüüd juba jõudnud siin 190 000 peale, on ju, enam rohkem ei ole mõtet seda nagu värki siin nagu input'i toppida, on ju, sest vastuse enam ühelgi juhul ära ei mahu, on ju. Aeg on teha mingi kokkuvõte, on ju. Ja see on kõik lihtsalt siis mingisugune nagu fancy engineering siis selle asja nagu ümber, on ju. Et LLM ise ei tea sellest küll mitte kui midagi, on ju. Jah, siis nagu lihtsalt vastus lõpebki poole pealt ära, on ju. Ei, APIs seda asja, kui sa kasutad otse toorest API't, siis seda kartust, et keegi sinu eest nagu nurga taga midagi ära kompenseeriks, niisugust asja olemas ei ole. Seda seal ei tehta. Kindlasti teoorias nagu võimalik, on ju. Sest ega see API on ikkagi ju mingisugune serveri kõigepealt on seal vahel, on ju, kes teeb mida iganes, on ju. Näiteks minu suureks üllatuseks, ma olin väga nördinud selle üle. Mina tarbin siis parasjagu ülikooli vaatest, on ju, Opust siis mitte Anthropicu käest, vaid tarbin läbi Azure Foundry, on ju, Microsoft. Microsoft on Opuse ette ehitanud ohutusfiltri. Ja siis, kui mina võtsin .NET-i, ASP.NET Core'i, on ju, ja hakkasin seal arendama kasutajate süsteemi, siis ühel hetkel korra, kui ma palutasin mingi kasutajate süsteemis teha parooli meeldetuletuses mingi muudatuse, hakkas mul API andma korraga vigu. Ja ma sain tükk aega korra, mis siin häda on, eks Opus on katki läinud või mis nagu mureks on, on ju. Ja siis lõpuks läks ja vaatasin API response'i detailid öeldi, on ju, ma tegelen ohtliku kontekstiga ja me keeldume sulle vastamast. Lihtsalt see, kui ma ütlesin, et palun umbes nagu identity, username, password, reminder, siis selline asi on nagu asi, mida nagu Microsofti nii-öelda eelfiltrid läbi ei lase, ütleb, et see on mingisugune ohtlik värk ja meie keeldume sulle koodi genereerimast. Ma teen nagu programmeerimist, ma ei küsi nagu pommi retsepti või midagi muud selles vaimus, on ju. Või mul ei olnud umbes nagu niisugust klassikalist küsimust, võite me proovida Microsofti käest küsida, et mul on kodus selline olukord, et ütleme, naisterahva poolt vaadates on niisugune 95 kilo kanaliha koos kantidega oleks vaja ära hävitada. Või midagi muud selles vaimus, on ju. Palju mul hapet selleks vaja on ju. Ja kuidas seda kraanikausist alla lasta. Et ma tegin nagu midagi oluliselt süütumat, on ju. Ja ei saadeti mind kurele, on ju. Proovisin sama asja otse Cloudi enda vastu. Cloudil endal ei olnud sellega mingit probleeme, või nii-öelda Anthropicu serverite vastu, on ju. Aga Microsofti serveritel on nagu ohutusfilter väga mitmes kategoorias seal vahel, püüavad kinni siis kõik on ju lapspornot, vägivalda, mida muud iganes on ju, ja kaasa arvatud nii-öelda turvariske. Ja nagu te hakkate ütlema, et umbes tahan andmebaasis hoida krediitkaarte või midagi veel selles vaimus sinna kirjutate, et tahate mingit koodi genereerida, siis ta keeldub ka selle tegemisest lihtsalt. Mis on nagu eriti, oli mulle nagu eriti nagu üllatav, on ju, et nagu mida põrgut on ju. Ja ei, ta annab sulle API koodi ja API teate mingi 400 midagi on ju, ja mingisuguse veateate kirjelduse on ju, et content filtering, midagi actified on ju. Ja ma ja siis proovisin, et küsid teistsuguse küsimuse, siis kõik kood nagu tuleb, on ju, küsid oma nagu identity kohta, et tee midagi, ei. Mida sa mõtled, ära unustab? See filter on teine mudel täiesti. See filter ei ole üldse Opus enda mudel, et see on täiesti eraldi mudel, ehk teie, kui me räägime Microsoftist või sellisest nagu väga turvalisest teenusepakkujast, on ju, kes ei taha kohtusse millegi pärast minna ja ütelda, et tema aitas teil pommi teha, on ju, siis need ohutusasjad on lähes 99% on alati mingisugune teine mudel, mis seda teeb, mis hindab lihtsalt nagu annab mingisuguse true-false nagu lipukese, on ju, et kas tegemist on pommiga, kas tegemist on mingi krediidiriskiga või millegi muuga, on ju. Ja samamoodi ka näiteks on ju, kui te üritate mudelit panna vastama mingisugust keerulist nagu mingit jama, on ju, ja te saate vastuse ja siis lastakse mudel ka selle vastusest üle. Näiteks, et API kiid ei lekiks välja või midagi muud niisugust asja, on ju, et mudel ei ütleks seda, on ju, siis mudel ikkagi ütleb seda, aga seda kontrollitakse siis järgmise mudeliga, mis on palju lihtsam, aga mis oskab siis turvakontrolli paremini teha, on ju, kas see asi nagu on kõlbulik vastus, mida kliendile anda või mitte, on ju. Ehk see on niisugune mitmetasemeline nagu kontroll käib selles asjas. Ei, nende tokenid vähemalt mitte Microsoftis. Et Microsoft nagu selle content filtri eest eraldi nagu raha ei küsi, et see käib hinna sisse, on ju. Seal on ilmselt mingi süsteem, on ju, kuidas Microsoft üldse Opust nagu annab, on ju. Ehk ta on saanud Cloudi käest on ju need mudeli kaalud koos mingi lepinguga, on ju.
siis on Microsofti enda riistvara, kus see töötab, minu jaoks tuleb Opus ja meie jaoks ülikoolist tuleb Opus on ju Rootsi serveritest, mitte üldse kuskilt Ameerikast on ju, GDPR ja kõik muud asjad rakenduvad sinna on ju. Nad ei anna mitte kunagi mitte ühtegi materjali Opusele tagasi, meie koodinäited ei lähe treeningbaasi ega midagi muud, Microsoft ainult lepingus garanteerib seda on ju. Ka kõik uploaditud failid ja kõik muud, mis seal on, et see on kõik jääb ainult Microsofti serveritesse on ju. Noh, ilmselt siis Opus või nii-öelda Claude või mis firma on siis Anthropic on ju, et Anthropic siis ütleb, et kui me siit vaatame neid hindasid on ju, et miljon input tokenit maksab $5 ja miljon output tokenit maksab $25. Noh, võib arvata, et Microsoft leping ütleb, et maksab mingisuguse kolmandiku sellest on ju. Meie käest küsib ikka nagu täisraha on ju, ja siis selle vahepealse summa eest nii-öelda teeb siis mingisuguseid teenuseid on ju, ostab riistvara ja kõike muud taolist on ju. Ehk, ja siin ka siis näited, palju siis see värk nagu maksab. Ja praegast tarkvaratööstuses on siis Opus 4.5, 4.6 on siis nii-öelda industry standard, enam-vähem, mida me kõik kasutame, kes vähegi tahavad korralikumalt või väga korralikult asju teha. Ja on siis üks kõige kallimatest mudelitest ka muidugi, ehk siis $5 miljon nii-öelda tokenit sisse ja $25 miljon tokenit välja. Justu tundub, et ei ole väga kallis on ju, miljon tokenit. Miljon korda 4 tähte on ikka väga palju asja on ju. Aga päriselus ikkagi õnnestub mul nagu 2-4 tuhat eurot nagu tokenites ära põletada iga kuu mööda minnes on ju. Ja ma isegi öösel vahepeal magan ka, et ja agendid ka kogu aeg öösel midagi ei tee on ju. Et kui tahata, saaks kõvasti rohkem ära põletatud. Et siit see raha tuleb. Ja siis on ka siin kõrval siis muud sellised asjad. Ja siin mudelites on nüüd mitu olulist nagu sellist sisulist vahet. Ehk siis Opus ja kõik muud need top mudelid on suletud mudelid. Neid mudelite kuskilt osta ei saa, nendele juurdepääsu nii-öelda mudelile endale otse ei saa, neid kuskilt alla laadida ei saa, oma riistvara peal neid jooksutada ei saa. Ainukene variant on neid osta läbi API. Siis järgmiseks on meil olemas siis sellised mudelid, mille kohta öeldakse open weight mudelid, ehk siis avatud kaaludega mudelid, ehk mudelid, mida te saate alla laadida. Kui teil on endal olemas €500,000 ja server, ja meil siin ülikoolist nii kallid ei ole, aga mõni nagu natukene väiksem, odavam server on ja vanem on ju, siis saate selle alla laetud mudeli seal peal tööle panna, juhul kui seal mälu piisavalt palju selle jaoks on. Ja kool meil ka siis nüüd minu jaoks siis mõnda või ühte nii-öelda mudelit jooksutab. Teadlased on kõik kurjad minu peale, sest nad ei saa nüüd mingit asja treenida, sest Käveri mudel ja tema tudengid istuvad seal serveris nagu ees risti põiki. Ehk siis on need open weight mudelid, need siin juba enamuses siin taga siis ongi open weight mudelid ja enamik nendest open weight mudelitest tulevad meile Hiinast. Ehk siis kõikvõimalikud DeepSeekid ja need samad Kimid ja ZAI'd ja kõik muud asjad on. Need mudelid on päriselt olemas, mida te saate ise endale jooksutada. Eraldi seltskond on siis asi, mille nimi on Devstral, ehk siis Mistrali seltskond, mis on siis Prantsusmaa, ehk üks vähestest Euroopa nagu selle valla tegijatest veel on. Kes ka, osad mudelid on küll suletud, et neid teile ei anta, aga enamik siis Mistrali mudelid, kuna see on riiklik värk ja Euroopa Liidu rahadest tehtud on ju, siis neid on ikkagi võimalik downloadida. Ja täiesti eraldi teema on siis open mudelid, kus te saate lisaks sellele mudeli kaaludele endale, mis on treenitud, saate ka kätte kogu selle koodi, millega ta on treenitud. Ja kui nüüd päriselt open weight peaks olema, siis ka kogu materjali, mille pealt on treenitud. Ehk te võite osta oma serverid, downloadida kogu selle materjali, ehk kogu selle tekstikorpus ja kõik, mis seal olnud on ju, osta endale hunniku servereid ja selle kõik siis tööle panna ja uuesti sama mudeli endale treenida nullist. Vähemalt nagu teoorias on ju. Kas praktikas ka keegi seda teeb? Aeg-ajalt teevad, et teadlased teevad on ju. Et me võtamegi mingisuguse Mistrali mudeli koos kogu selle lähtematerjaliga ja muudame seda korpust, topime sinna nii-öelda eestikeelset asja nagu kõvasti juurde on ju, ja treenime seda mudelit uuesti. Võib-olla mitte päris nullist, aga kuskilt poole pealt alustame nagu uuesti on ju. Nendest mudelitest on tavaliselt võimalik saada on ju nii-öelda seda lõppetappe kui ka vahepealsed etappe, et kus ta ei ole veel lõpuni treenitud on ju. Ja siis hakata sinna oma mingit asja nagu peale treenima. Sa võid ka lõpust alustada. Küsimus on, et mida sa saavutada tahad, on ju, sest see treening, kui me räägime keelemudelitest spetsiifiliselt, on ju, see treening on hästi mitmeetapiline. Et kõigepealt nad alustavad sellega, et ennusta mulle lausest puudu olevat sõna, on see esimene nagu põhitreening. Ehk sellega ta õpib kogu selle keelekorpuse selgeks, on ju. See on põhitreening ja siis hakkab peale see treening, on ju, et aga nüüd proovime programmeerimist. Nüüd proovime küsimustele vastamist, on ju, kõike muud taolist. Nüüd küsimus,
noh, kus sa tahad sealt nagu vahele segada, on ju. Et kas sa tahad kõige lõpus hakata sellega tegelema, on ju. Kui on juba kõik see tool calling ja küsimustele vastamine ja mis iganes muud asjad sealt läbi käinud, on ju. Või sa tahad sinna varem vahele segada ja hakata sealt tegelema, kus ta veel nagu nii-öelda keelt tundma nagu õppis, on ju. Või nii-öelda ütleme nagu inimloomingut tundma õppis, on ju. Et seal on nagu erinevaid lähenemisi, on ju. Kõige odavam kindlasti, aga võib-olla siis mitte nii kõige efektiivsem, sõltuvalt, mis sa saavutada tahad, on võtta see valmis mudel, on ju. Ja siis lihtsalt lõpus nagu natukene nii-öelda üle treenida või peale treenida, on ju. Erinevad valikud, on ju. Võib-olla erinev. Vähe sellest on ju isegi sama materjaliga kõike täpselt seda sama tehes on ju, on tulemus erinev. See protsess ei ole deterministlik. Siin on terve, näiteks väga oluline masinõppurus on see, et kui te võtad selle mudeli, mida ei ole veel nagu absoluutselt treenitud on ju, siis kuidas sa seda tühja mudelit initsialiseerid? Kas tühi mudel on alguses kõik nullid, kõik need väärtused on ju, kogu see närvivõrk, kõik need nagu miljardid parameetrid, mis seal on, kas kõik on nullid? Kui sa paned kõik nullid sinna, siis see asi ei tööta. Sest mingi arv korda null on ju, lõpeb alati nulliga, on ju, kui sa hakkab õudne korrutamine sisemiselt peale, on ju. Eks seal peavad mingi kaalud olema, on ju. Nüüd, kui sa paned sinna ühed, tekib sama probleem, on ju, et see ka ei anna mitte midagi, on ju. Ehk sa pead kõik need kaalud väärtustama nulli ja ühe vahel mingisuguse numbriga, on ju. Ehk siis toimub nii-öelda juhuarvudega täidetakse kogu see miljardite suurune nagu maatriks ära, on ju. Ja kui need on juhuarvud, siis järgmine kord, kui sa genereerid uued juhuarvud, saad sa teistsugused juhuarvud, on ju. Ja lõpuks selgub, on ju, et näed, sa võid siin kõvasti taguda trummi, on ju, et ma treenisin oma miljardi, mis iganes näite peal, on ju, ja mul kulus ainult üks tsükkel, et ma käisin kõik näited ainult ühe korra läbi ja saingi väga hea tulemuse, on ju. Tuleb teine teadlane, võtab sama asja, paneb uuesti nullist tööle ja hakkab karjuma, ma ei tea, ma pidin küll 10 ringi peale käima, et sama tulemus saada, on ju. Sest lihtsalt juhtumisi sinu poolt algselt väärtustatud juhuarvudega nagu mudel oli juhtumisi kuidagi sobilikum selleks, mida sa parasjagu teha tahtsid, on ju. Et seal on nagu palju igasugust nagu probleemi, on ju. Ja nüüd siis, meil hakkab aeg nüüd otsa saama, on ju. Ehk siis, mida me siis kõike nüüd siis siin teeme, on ju, siis kõik need API-d, millest siin jutt oli, on ju, ja kõik muu taoline, see kõik on lihtsalt meelepettus. Seda ei ole olemas. See kõik on fake. See kõik nagu mudeli mõistes on ju, kõik teie jutud mingitest süsteemi promptidest, dokumentidest, toolidest, millest veel iganes, see kõik on täiesti fake, on ju. See kõik on vaja muuta tokeniteks. Ehk kõik teie kaunis mingisugune API, mille kaudu, ilmselt ma loodan, et olete sihukest pilti nagu näinud, on ju, kuidas käib, või vähemalt umbes aimata, on ju, kuidas peaks olema mudeliga suhtlus, on ju. Ja siin on nüüd juba näha see mitu ringi, on ju. Ehk siin on siis see süsteemi prompt, you are a helpful coding assistant, mis küll läheb vastuolusse sellega, mida tema käest küsitakse, on ju. Et sa küsite programmeerimise assistendi käest, et palun ütle mulle, mis on Tallinna või mis on Eesti pealinn, on ju. Aga loodetavalt saab ta sellest jagu, on ju, ja ütles teile vastuseks, on ju, et Eesti pealinn on Tallinn. Millele järgmine küsimus, what is the population? Ehk nüüd juba saadetakse kogu see sama jutt talle tagasi, on ju. Ja see massiiv siin, see messages, see ongi siis see teie chati sisu, on ju, see muidugi kasvab, on ju. Vastus, küsimus, vastus, küsimus, vastus, küsimus. Ja mida see mudel tegelikult näeb, on siis umbes selline asi. Ehk kõik need teie vastus, küsimus lihtsalt topitakse vahele need spetsiaalsed mingisugused eraldustõukenid, mille peal ta on treenitud ja kleebitakse see kõik mingisuguseks jutuks kokku. Muud mitte midagi. Ehk mingisugust API-t tegelikult olemas ei ole, on ju, see API on lihtsalt nagu tore mingi vaht selle asja ümber, on ju. Aga mul on tunne, et sellest korraks peame lõpetama, sest osad inimestel vaja ära minna. Ehk natukene me räägime teooriast veel ja siis me jõuame lõpuks siis käed koodi vist järgmisel korral. Keegi oli tore. Küsige palun rohkem küsimusi. Peatage mind, ärge laske endast üle sõita.